Austatud Kaitseliidu vanematekogu liikmed, austatud Kaitseliidu ülem, armsad noortejuhid, armsad kodutütred ja head külalised. Ma ei oskagi päris hästi sõnadesse panna seda rõõmu, kui me lõpuks saime aru, et me tohimegi täna päriselt kokku tulla. Ja ma siiralt loodan, et koroonapisik mitte kedagi teie hulgast siit ei täna ega ka edaspidi enam kätte ei saa. Üle aasta on igaüks tegutsenud omas nurgas. See ei tähenda, et noortejuhid oleksid vähem pingutanud või et meie kodutütred oleksid kuskile ära kadunud. Küll aga tähendab see hoopis teistmoodi väljakutseid, hoopis teistmoodi muresid ja mõnikord ka oma muredega üksi jäämist. Aga vaadake kas või täna enda ümber. Te ei ole üksi. Teid on nii palju, meid on nii palju. Ja te kõik olete moel või teisel panustanud ühe nii ägeda ja nii vajaliku organisatsiooni töösse, nagu seda on Kodutütarde organisatsioon. Ja ma siiralt tänan teid kõiki selle eest. Koroonaaja muredega koos on organisatsiooni kaasa tulnud uuendusmeelsust mitmes valdkonnas. On kaasa tulnud digioskuste ja loovuse arengut. Need noortejuhid, kes varasemalt arvutist suure kaarega mööda käisid, viivad edukalt läbi veebikoosolekuid ja koondusi. Need noored, kes enne oma vabal ajal nutiseadmes võib-olla ainult Minecrafti mängisid, oskavad Ole valmis äpist leida infot selle kohta, milline võiks olla nende pere nädala toiduvaru. Kriis paneb mõtlema ja kriis paneb looma. Oleme aastaga viinud koos noortekotkastega kogu oma järguõppe veebikeskkonda, et veelgi rohkem oma noortejuhtide tööd toetada. Kogusime Kaitseliidu üleselt virtuaalmatkadel ja erinevatel väljakutsetel 10 000 kilomeetreid. Igaüks võib-olla tegi seda üksi, aga me kõik tegime seda tegelikult koos ja ühise eesmärgi nimel. Võtsime aega, et koos noortekotkastega seada sihte järgmiseks 5 aastaks. Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse. Nii ütleb meie paar kuud tagasi kinnitatud arengukavas sõnastatud visioon. See ei ole meie jaoks lihtsalt linnukese pärast kokku kirjutatud dokument. See on paljude inimeste, meie noorte ja meie noorte juhtide ja esmakordselt pea kõikide Kaitseliidu osapoolte ühine mõttepaber, mis annab meile suuna ja väga konkreetsed tegevused, et iga noor leiaks tee riigikaitse valdkonda ja see teekond oleks täis uusi teadmisi, uusi kogemusi, rõõmu, hästi palju uusi sõpru ja tarkust teha enda jaoks õigeid otsuseid. Ja teha õigeid otsuseid ka enda riigi heaks. Võib-olla kõige olulisem märksõna ongi olnud koostöö. Koostöö noortekotkastega, koostöö Naiskodukaitsega ja koostöö Kaitseliiduga. Aga milline on õige otsus? Millised on need õiged ja paeluvad tegevused, mida me üheskoos püüame ühele 8, 14 või 17-aastasele tüdrukule huvitavaks teha? Kellegi taskus salaretsepti selle kohta ei ole. Küll aga olen jõudnud arusaamani, et
et täiskasvanute koostöö tuhines me mõnikord on nõrgaks jäänud üks kõige olulisem hääl. Ja see on noorte endi hääl. Noored teavad täpselt, mis neid paelub. Ja kui nad täna lähevad laia maailma, siis nad juba on paremad kodanikud. Nad leiavad meie juurest minnes oma koha ühiskonnas. Ja mis kõige toredam, paljud ju jäävad ja paljud tulevad tagasi. Sest nagu ütles hiljuti üks endine kodutütar ja praegune noortejuht, kellele kodutütarde organisatsioon on andnud palju tutvusi, palju võimalusi ning hea emotsiooni. Ta ütles, et teate, see on selline veider asi. See lihtsalt on selline tunne minu sees, et sa lihtsalt pead seal olema ja siis sa lihtsalt oledki seal. Noorte hääle kuulamine ja sellega arvestamine on meie jaoks eesmärk omaette. Ning püüame leida üha uusi võimalusi, et noorte kaasamine otsustus- ja planeerimisprotsessi saaks alguse juba palju varem, ennem seda, kui tegevused nendeni jõuavad. Kodutütarde organisatsioonis saab kaitsta noorte magistritööd mõnel meie jaoks olulisel teemal. Viimati kaitsti selline töö üleeile. Ning 9 aastat Tartus kodutütar olnud ning praegu 11. klassis õppiv kodutütar Kaisa uuris kodutütarde panustamise soovi riigikaitsesse Tartu ringkonna praeguste ja endiste liikmete näitel. Ma ei hakka selle töö kõiki tulemusi ette lugema. See töö saab peagi teie kõigi jaoks avalikuks ja te saate seda ise lugeda. Aga see noorte endi poolt ja nende endi seas läbi viidud väike uurimus andis motivatsiooni edasi minna. See andis tõuke noori endid veel rohkem kuulata. Üks intervjueeritavatest ütles seal, ma leian, et kui ma võrdleksin tolleaegset 9. klassi iseennast ja kõiki oma klassiõdesid, kes ei olnud kodutütred, siis ma leiaksin, et minu maailmapilt oli ikka palju laiem ja palju avaram just tänu kodutütreks olemisele. Teine leidis tänu kodutütardele oma tulevase elukutse ja ütles nii, et selle organisatsiooni põhituum on see, et see andis mulle ülejäänud eluks mingi suuna kätte ja see on väga suur asi. Mul on hea meel üle mitme aasta kutsuda enda kõrvale värske noortemagister ja anda üle noortemagistri märk koos selle kandmisõigust kinnitava tunnistusega. Kaisa, palun tule siia. Sa oled nii tubli. Väga tubli.